Tere, ilusat päeva ja täna läheme oma loengusarjaga edasi ja vaatame lühidalt selliseid tööväljavõrke nagu CAN bus ja Modbus protokolle ja vaatame kõigepealt, mida see CAN tähendab. Controller Area Network on selline lihtne serial kommunikatsioon protokoll, mida kasutatakse või kasutati pikka aega päris laialdaselt tööstusautomaatikas ja teda on ka piisavalt siin tänapäeval olemas. Teda kasutatakse väga laialt transpordisüsteemides ja algselt arendas Bosch selle 1980. aastatel autotööstuse vajaduste rahuldamiseks, et võimaldada erinevate elektrooniliste juhtseadmete vahel kiiret ja usaldusväärset andmevahetust. Tänu oma tõhususele ja usaldusväärsusele ja vigade taluvusele on CAN võrgud leidnud kasutust paljudes teistes ka tööstusharudes, mitte ainult autotööstuses. Nii et selles mõttes on ta ikkagi siiamaani kasutusel, nii et selles mõttes ei saa öelda kindlasti, et ta oleks ajast ja arust. Ja CAN controllerit, CAN võrku kasutatakse siis autotööstus, tööstusautomaatika, meditsiinitööstus. Toome mõningad näited. Autotööstuse puhul on ta tänapäeva autodes on näiteks mootori juhtimise, piduri, kliimaseadmete ja muude oluliste süsteemide juhtimiseks. CAN võimaldab juhtida väga edukalt selliseid süsteeme nagu ABS ja EPS ja turvapadjad ja nii edasi ja nii edasi, nii et selles mõttes on ta päris laialdaselt kasutusel. CAN ühendab ka autol näiteks mugavus- ja meelelahutussüsteeme, sealhulgas navigatsiooni, audio- ja videoseadmeid ja nii edasi. Tööstusautomaatikas kasutatakse ka CAN-i robotite juhtimisel, võimaldades usaldusväärset andmevahetust juhtseadmete ja andurite vahel. CAN korraldab ka optimeerib protsesside juhtimist, jälgimist ja masinate seisundit. Meditsiiniseadmed, näiteks CAN võrku kasutatakse mitmesugustes meditsiiniseadmetes nagu MRI aparaatides, patsiendi jälgimissüsteemides, kirurgiarobotites, et tagada kriitiliste andmete kiire ja usaldusväärne jälgimissüsteem. CAN võimaldab ka meditsiiniseadmetel suhelda omavahel, just tänu oma kiirusele ja usaldusväärsusele. Väga laialdaselt CAN võrkusid kasutatakse näiteks lennukite elektroonikasüsteemides, sõjaväesüsteemides, sõidukite ja seadmete juhtimine ja nii edasi, raudteetransport, rongide, trammide juhtimissüsteemides, sealhulgas mootori juhtimine, pidurite juhtimine ja nii edasi. Samuti on CAN võrgu kasutus ka laevandus ja järelduse võime teha sellega, et CAN võrgud on oma paindlikkuse ja töökindluse ja suutlikkuse tõttu leidnud väga laialdast kasutust. Siin on nüüd üks väikene pildikene
CAN-bus protokolli kirjeldusest on jadaliides andmete reaalajaliseks edastamiseks kiirusega kuni 1 megabitt sekundis, mille eeliseks on suurepärased veaparandusvõimalused. Seda kasutatakse kõrge kiirusega ISO 11898 andmete ülekandmiseks ja ka madalama kiirusega vastavalt ISO 11519 rakendustes. Seadmete vaheliseks kommunikatsiooniks kasutatakse Oki, Microchip, Motorola ja teisi liides adaptereid. Füüsiline võrgu element on paralleeljuhtme liin. CAN-võrk on paindlik ja võimaldab lisada uusi seadmeid juba toimivasse CAN-võrku ilma selleks, et peaks tegema uusi ristvaralisi või tarkvaralisi lisamuudatusi. CAN kasutab NRC non-return to zero meetodit andmete kodeerimiseks. NRC kodeerimine tekitab lühikesed sõnumid minimaalse arvu üleminekutega ja ei ole väliste ääre poolt mõjutatavad, oluliselt mõjutatavad. CAN-võrkudes antakse kõrgem prioriteet nendele parameetritele või informatsioonile, mis muutuvad teistest kiiremini, näiteks automootori pöörded muutuvad sagedamini kui selle temperatuur. Nii et parameetrite prioriteedi määramises kasutatakse liikluse ja põrke tuvastusega pöördusmeetodeid. Nii et mööda CAN-siini saadetakse samaaegselt edastatavad andmed kõigile võrguseadmetele võrdselt laiali. Nii et selles mõttes soovitan teil kindlasti õppematerjalis rahulikult vaadata läbi CAN-süsteemi andmepaketid, natukene mõelda. CAN-süsteemis edastatakse ja võetakse vastu informatsioon andmepaketi formaadis, sõnum, kaader, message frame ja CAN-ist on 2 versiooni, 2A ja 2B. 2A versioon iseloomustab 11-bitine identifikaator, ehtne Boschi protokoll ja samal ajal kui 2.0B versiooni iseloomustab 21-bitine identifikaator. Viimane on arendatud USA-s Ameerika autotööstuse vajaduste tarbeks. 2A versioonile vastavad CAN-võrgud võtavad vastu ja edastavad informatsiooni seadmete vahel, mis on ehitatud ainult selle standardi kohaselt. 2B versiooni puhul võetakse vastu ja edastatakse informatsiooni segatud võrkudes, mis võivad sisaldada mõlema CAN-i versiooni kontrollerid. Ja CAN-i versiooni kaader on kujutatud siin kõrval oleval slaidil. Algselt edastatakse mööda liini impulss, mis muutub kõrgest potentsiaalist madalamani, mida kutsutakse alguskaadriks. Alguskaadrile järgneb 11-bitine identifikaator, millesse on kodeeritud edastuse sisu. Sellele järgneb 1-bitine informatsioon kaugedastuspäringu abil, mille abil küsitakse saatjalt autoriseeritud informatsiooni edastamiseks vastuvõtjale. Nii et ülekandemeediumist isoleerimise huvides väldib CAN binaarsete 0 ja 1 väärtustega sõnumi kirjeldamist. Selle asemel võetakse vastu retsissiivseid ja dominantseid signaale. Näiteks optilise ühenduse puhul võib signaal olla pimedus ja nullsignaal võib olla pimedus
ja üks signaal võib olla valgus. Elektrilise signaalide puhul võib üks tähendada kõrget elektrilist signaali ja 0 tähendab signaali puudumist. Nii et noh, ma ütlen, et see on selline pisikene paketi kirjelduse tutvustus. Siin on 4 CAN-jaama ja kuidas siis toimub informatsiooni liikumine. Kui CAN-jaam 2 saadab sõnumi, siis kõik 3 CAN-jaama võtavad need sõnumid vastu. Kuigi CAN-jaam 1 võtab sõnumi vastu, CAN-jaam 3 võtab sõnumi vastu ja CAN-jaam ka 4 võtavad sõnumi vastu. CAN protokollis eristatakse siis 4 kaadrit: andmekaader edastab andmed, päringukaader esitab andmekaadri edastamise päringuid antud identifikaatori kohta, ülelaadimise kaader kindlustab andmekaadri või päringu vahelised vahed ja veakaader. See edastatakse sõlmest jaamast, kust tuvastati viga. CAN-i suureks eeliseks on mitmete veajuhtimise ja vigade vältimise mehhanismide olemasolu. Noh, kui me enne vaatasime, et siin kasutatakse CAN protokolle lennunduses ja raudteetranspordis ja sõjatööstuses, siis see vea juhtimine, vigade tuvastamine on ülitähtis. Andmeülekande juhtimine. Andmeülekande ajal võrreldakse võrgu biti tasandit edastatavate bittidega. Siis biti täitmine. Peale 5 identse biti jadamisi edastamist järgneb automaatne vastupidise tähendusega biti edastus. Sel moel on kõik andmeväljad ja päringukaader kodeeritud. Ainukeseks erandiks on kontrollsumma, CRC, eraldaja ja EOF-i märk. Kontrollsumma. Saatja arvutab andmepaketi kontrollsumma ning lisab selle edastatavasse kaadrisse. Vastuvõtja loeb reaalajas juhtringi, arvutab vastuvõetud kaadri kontrollsumma ja võrdleb neid. Kui siin tekib võrdlusega, nad ei ole võrdsed, siis sel juhul on kusagil kaadris viga ja seda kaadrit korratakse. Nii et selles mõttes see vea pool on siin protokollis väga tähtis. Kõik võrgusõlmed peaksid tegutsema võrdsel kiirusel. CAN standard ei määra edasiliikumiskiirust. Siiski kasutavad enamus CAN võrgud katkematut edastust kiirusega 20 kilobitti sekundist kuni 1 megabitt sekundis. Loomulikult on olemas ka lahendusi, mis töötavad väljaspool seda vahemikku. Kriitiline võrgu pikkus. Ülal kirjeldatud veajuhtimismeetodid eeldavad üle kogu võrgu hajutamist kuni selle arvutamise hetkeni. See omakorda määrab ära võrgu maksimaalse pikkuse. Mida kõrgem on ülekandekiirus, seda väiksem on võrgu pikkus. No see on üldse, mis puudutab kogu võrgumajadust. Mida suurem kiirus, seda väiksem pikkus. Siin on näiteks 1 megabitt sekund on 40 meetrit, aga 10 kilobitti sekundis on kuni 5 kilomeetrit. Nii et selles mõttes on kiiruse ja võrgu pikkuse suhe alati omavahel sõltuvuses. CAN-i eelised on võimalus tegutseda fikseeritud reaalajalises režiimis, lihtne rakendada ja minimaalsed operatiivkulud.
kõrge häirekindlus, võrgu ligipääsu arbitreerimine ilma mahukadudeta, usaldatav veajuhtimine sõnumi ülekandmise ja vastuvõtmise ajal, lai sõnumi edastamiskiiruse ulatus, suurseadmete valik. Hästi palju on erinevaid komponente võrgu jaoks. Võrgu kriitiline pikkus on pöördvõrdelises seoses edastamiskiirusega. Suure teenusega CAN protokolliga seotud andmete hulk edastatavas sõnumis võrreldes kasulike andmetega. Kõrgema tasandi CAN-i protokollide reaalse standardi puudumine, nii et selles mõttes on ka miinuseid, aga jääme reaalsuse piirina, eelised on selles suhtes tunduvalt tähtsamad. Modbus. Kus siis kasutatakse Modbus võrkusid? Toome kõigepealt tööstusautomaatika, PLC või HMI-de ühendamine. Mis on PLC? Programmeeritav kontroller. HMI on nõnda nimetatud paneel, mille kaudu kontrollerid või automaatikasüsteeme juhitakse. See võimaldab PLC-del ja HMI-del suhelda vahetult andmed, mis on oluline protsesside juhtimisel ja jälgimisel. Energiasektor, energiaseire ja haldus. Modbusi kasutatakse elektriarvestite näiteks energiaseire seadmete ja muude energiaseadmete ühendamiseks keskse juhtimissüsteemiga. See võimaldab koguda ja analüüsida energiatarbimise andmeid, mis aitab optimeerida energiakasutust. Transport, liikumise juhtimine. Modbusi kasutatakse transpordisüsteemides nagu konveierid, kraanad, tagased, tõhusa ja koordineeritud liikumine. Hoone automaatika, küte, ventilatsioon. Modbusi kasutatakse laialdaselt ventilatsiooni ja küttesüsteemide juhtimisel, tagades energiatõhusa ja mugava hoone sisekliima. Tööväljavõrgu Modbus protokolli kirjeldus. Tööväljavõrgu Modbus sideprotokoll põhineb klient-server arhitektuuril. See leiab laialdast kasutust tööstuse ja kontrollerite vaheliste andmete loomiseks. Andmete edastamiseks kasutatakse RS485 kanalit, RS422, RS232 või siis klassikalist Ethernet TCP IP võrku ehk Modbus TCP. Nii et selles mõttes neid ülekandemeediumeid on erinevaid ja vastavalt siis vajadusele neid ka kasutatakse. Modbus on seotud OSI võrgu mudeli rakendustasandi protokollidega. Kontrollerid, mis töötavad Modbusi võrgus, kasutavad klient-serveri mudelit, mis baseerub päringutest ja vastustest koosnevatest andmeedastustest. Tavaliselt on võrgus ainult üks ülemseade server ja mitu alluvusseadet ehk klienti. Siin on ka toodud väikene pildikene ülemserveri ja alluvkliendi omavahelisest suhtlemisest. Tavaliselt on nagu ma ennem ütlesin, võrgus üks server ja mitu alluvusseadet. Alluvusseade omakorda moodustab ülemseade algatab andmeedastuse ehk sidepäringu, pöördudes individuaalselt iga alluvusseadme poole või alluvusseadmete grupi poole. Alluvusseade omakorda moodustab sõnumi ülemseadme poolt nõutud informatsioonist ja saadab selle ülemseadmele tagasi.
nii et grupipäringu puhul muidugi ei moodustata vastust, vaid iga alluvusseade saadab individuaalselt vastuse. Noh, siin on toodud ka kaadri formaat. Modbusi spetsifikatsioon kirjeldab päringute ja vastuste kaadrite formaati. Nii et kindlasti Modbusi DCP informatsioonikaadri struktuur on järgmine ja siin on ka ilusti ära toodud pildid, mismoodi see kaader välja näeb. Modbusi DCP IP kaader koosneb järgmistest osadest. Tehingu ID on 2-baidiline tehingu identifitseerimisnumber. Protokolli ID 2-baidiline protokolli identifitseerimisnumber. Pikkus edastatavate andmete pikkus salvestatud 2 baidis ja üksuse ID, selle seadme aadress, millele päring on adresseeritud. Tavaliselt seda ignoreeritakse sel juhul, kui side toimub ainult ühe seadme. Nii et siin on veel üks Modbusi pilt, kuidas siis on ühendatud Modbus võrku. Modbusis kasutatavates protokollides on 3 juhtinfo kategooriat. Standardiseeritud käsud, kasutajakäsud ja reserveeritud käsud. Standardiseeritud käsud, nende kirjeldust tuleb avaldada ja selle kinnitab Modbusi IDA ja see kategooria hõlmab nii jaotatud kui ka vabu koode. Nii et selles mõttes siin on ka välja toodud selline väikene seletav pilt. Aga täpsema ja põhjalikuma info leiate nende kaadrite ja kategooriate kohta õppematerjalist. Andmevahetusel tööväljavõrgu protokollis võib tekkida 2 tüüpi vigu. Vead, mis on seotud informatsiooni moonutamisega andmete ülekandmisel ja teiseks veatüübiks on loogikavead. Ja esimest tüüpi vead tuvastatakse kaadrisümboli paarsuskontrolli, jälle võrreldakse, ja tsükkelkoodkontrolli summa, kus kasutatakse siis numbrilist polünüümi. Teist tüüpi vigade tuvastamiseks eeldab Modbus RTU protokoll, et seade ei ole vastust kätte saanud või vastus ise sisaldab veakoodi. Seda, et vastus võib sisaldada veasõnumit, näitab käsukoodi kõrgema järgu bitt. Tööjaam tööväljavõrgus Modbus töötab vastavalt allpool olevale skeemile. Kui alluvusseade on kätte saanud korrektse päringu ja võimeline seda töötlema standardsel moel, saadata tagasi standardse vastuse. Kui alluvusseade ei ole saanud ühtegi väärtust, ei genereeri ta ka ühtegi vastust. Sellisel juhul diagnoosib ülemseade aegumise vea, timeout viga. Kui alluvusseade on saanud päringu, kuid on ühtlasi tuvastanud ka vea, siis ei genereerida ühtegi vastust. Sellisel juhul diagnoosib
jälle ülemseade aegumise vea. Kui alluvseade on saanud päringu, kuid mingil põhjusel ei suuda seda töödelda, genereerib ta vastuse, mis näitab tekkinud veatüüpi. Nii et ka see vea moment on siin olemas, aga võrreldes eelmise CAN-võrguga, siis see vea tuvastamine ja vea otsimine on aeglasem ja kohmakam, nii et selles mõttes. Aga nagu siin oligi, tal on piisavalt palju eeliseid ja ka muidugi nagu kõikidel võrkudel ka puudusi. Ja selleks on siis meil selleks korraks ikka väike tutvustav loeng läbi, aga soovitan kindlasti vaadake ülesandeid, mis on vaja ära teha. Siis kindlasti lugege läbi mõttega õppematerjal, mis on loodud. Kui kohe esimestest momentidest aru ei saa, siis või sellest on raske aru saada, ma isegi mõistan, olenevalt teie teadmistest ja oskustest võrgusüsteemide alal, siis rahulikult võib mulle foorumisse teate või info jätta ja ma üritan siis mõningaid asju täiendavalt seletada. Kena ja kohtume järgmine loeng.